Tere hommikust. Täna on siis laupäev, ilus ilm, välja sõit. Saame pundiga kokku laagris ja läheme teeme mingisuguse vähe pikema ringi. Muidu ma siin üksi olen käinud küll mingi 100-200 kilti sõitnud, aga pole nagu kaamerat käimagi pannud, et mis sa ikka filmid, see üksi sõidad, et vaevalt, et teil seda huvitav vaadata on. Aga noh, pundiga minna on ikka vähe lõbusam. Ja ilm on hetkel küll päris hea, et aga soojalt tuleb riide ikka panna, sest ma käisin siin Karulas mingi päev ja pärast õhtul tagasi tulles mingi 9:30 paiku, kurat ikka nii jahe hakkas, et panin lenksusoojenduse, kätesoojenduse sisse. Et noh, tuleb mõistusega riide panna. Et praegu on palav küll, aga noh, sõidu pealt nüüd ei higista, aga et õhtu peale mõeldes. Vot nii. Mis siis vahepeal juhtunud on, ega ei olegi midagi. Paned töökodu, ilmad on nii sitad. Esimene suvekuu on juba poole peal. Varsti on jaanipäev siin kohe järgmine nädal. Nii ongi moos. Siin Rakvere sõidud need 2 korda kuus, mis on. Ma olen ikka käinud seal. See aasta pole ühelegi jõudnud. Mitte ühelegi, sest esimene kord oli ajaliselt mingi jama ja teised korrad on need vihma lahmanud niimoodi, et no mida sa ronid välja. Pärast ole nagu märk alt siin ja Tallinnas kihutad Rakvere 100 kilti, oled juba märgane, paned küll need vihmariided, aga ega neist suurt tolku pole, kurat. Pärast need vihmariided on seespoolt ikka märjad. Ma ei tea, mis teema on. On küll spets kuradi siklimehe vihmariided, aga tolku nii herääri. Ja mis siis veel on juhtunud? Vend mul ostis MT-03, 2 kuud hiljem võeti jalg maha, vasak jalg ja nüüd Marketplace'is, võib-olla te olete näinud, kui olete seal Marketplace'is sikli asju vaadanud, et üks mees müüb siklit MT-03, see mu vend ja eile käisin tal külas, 700 kilti on ainult sikkel sõit, 712, kui ma eile peale istusin. Noh, aga eile siis läksin, ajasime pilli kurjaks ja tegin mingi ringi ka ja siis no vend vaatas ja siis, ei kurat, ta võtab müügist maha, et mõtleme mingisuguse käiguvahetusteema välja, et on see sikli pisik ikka külges, et siis ei ole midagi teha, siis mul juba üks tuttav pakkus välja, et on siuke variant teha, et lenksu peale nupud panna ja siis mingi elektrimootor lülitab käike. Ma täpselt pole süvenenud veel sellesse, aga see on täitsa mõeldav asi, kui siuke asi on olemas, et siis pole muud, kui ronid selga ja lülitad nuppe ja annad minna. Äge. Või midagi peab välja mõtlema, aga kutt tahab ikka lenksus olla ise ka. Jah, vot siuksed asjad juhtuvad, kurat. Et nüüd ongi, eile ma sõitsin ära, nüüd tal on 700 mingi 30 kilti ees, tal pole esimene õlivahetuski tehtud veel. No, et nüüd läheb esimesse õlivahetuse, laseb selle ära teha. No, ise ei saa teha, siis garantiipilli. Aga noh, loodame, et saab ikka sõitma. Mis siis veel huvitavat? Huvitavat pole rohkem midagi, töökodu ja nii. Aga eks ma neid videoid teen ka niimoodi, et kui on millestki teha, eks ma ikka teen, aga see mulle vorsti saia peale ei too, et selles mõttes nagu raha ma selle eest ei saa, et aga jah, nii ta on. Loodame, et täna mingisuguse filmi ikka valmis teen, mingi video. Okei. Vot kus hoopis Marianne kätte sain. Käisin talle kappi vaatamas või? Tere, tüdruk!
mis asja, Janekit ei olegi. See on küll midagi uut. Nii, startisime. Kell on 12.09. Läheme siis kolmekesi. Ja nagu ma aru sain, vist kuskile Lõuna-Eesti poole või kuskile sinna kanti. Et tuleb mõnus pikk sõit. Ja soe on. Kurat, selle sikli peal mul termomeetrit pole. Ma ei tea, palju see sooja on. Igal kombes on praegu päris palav. Aga äge tuleb. Siklimehi on täna palju väljas ka. Vot nii. Tegime väikse peatuse, väikse jäätise. Päris palav on sõita. Oleme Türil. Türi on ju siuke lahe koht, kus bensukates ei ole WC-d. Aga järgmine peatus on, ma ei tea kus. Peab metsaka tegema. Kure pojad on siin pesas. Huvitav, et täpselt kesklinnas Kaubomaja juures Kure pesa. Nii, suitsulatikas 300 meetri pääs. Püha Martini kirik. See ongi see suitsulatikas siin. Rannu. Bussiveatus oli Rannu iga juhul. Nii, tegime Elvas väikse peatuse ja nüüd küpsetame edasi. Tal vist hea tüm käib, selle pärast. Varjus on päris hea jahe sõita. Päikse käes on ikka kuum. Professorite linnaosa. Siuke asi on siin. Hoho. Otepää 21 kilta. Kurat, jälle on see tee, on seda pudi täis. Mõnusalt Marianne sikli alt kivid lendavad.
Peab veel suuremat vahemaad hoidma. Eelmine kord lendas ju mul kaamera sinna objektiivi kivi ja tõmbas prao sisse, aga õnneks mul on need kaitseklaasid peal. Et õige objektiiv pihta ei saanud. Vahetasin kaitseklaasi ära, aga ka ees sõitva sikliratta alt tuli. Muidugi see vaade on juba siuke mõnus. Kui tuleb seal Põhja-Eestis, siis siin vaatad on ikka ilus küll. Noh, mägesid nagu pole, aga ikkagi künkad on. Jõudsemegi Otepääle. Selle aasta esimene kord Otepääl käidud. Vana tuttav Alexela, kus me tavaliselt oleme tankinud, söönud. Meie oleme valmis, brigadir. Honda sureb ära siin ristmiku peale. Noh, mis? Praegu on selle tagiga on küll päris hea sõita, see on eest on perforeeritud, et augud on sees, et õhk käib läbi normaalselt. Teine tagi on mul ees kinnine, see seal nagu nii kõvasti ei tule, muidugi õhtupoole läheb jahedamaks. Kell on ju sasja. Kuidas see võimalik on, kuidas see kell valeks läks? Okei. Ega siin pole aega eriti ringi vahtida, kogu aeg peavad silmad tee peal olema. Kohe on mingi kurb või mingi tõus või langus.
hästi ilus koht siin. Oleme jõudnud Vana-Antslasse. Kus see Uus-Antsla siis on? Kus on Vana-Antsla? Praegu nagu hoo maha tõmbad, nii kohe lööb kuumus selga. Täna on ikka sossu päev. Siin näitas silt Uus-Antsla 2 kilomeetrit. Oi! Siin on bussid, aigu on. Kus ta on siis? No, mis koht tuu on? Antsla. Siin ei ole üldse rahvast rannas, mingi emme 2 lapsega on. Teises kohas oli nii, et ei saa pall maha kukkuda, rahvas üksteise otsasse. Mingid autod siia ette. Aga noh, sõidavad normaalselt, ei veidi. Sooru kauplus. Siin me sõitsime eelmine aasta. Ilus loodus on küll siin. Kas siin on see lennapuurma elamine Ilmaveere või mis ta nimi oli? Oleme jõudnud Rõuge. Siin on mingid lõpetajad vist. Ulmad hoopis. See on see õnnemünt, mis kurat, saad rikkaks ka veel takka otsa. Otsi veel äkki.
mingid pulmad siin või? Tulid siia avalikult musu tegema. No politsei tuleb järgi meil või? Päris pikk pulmarong. Aga kuhu poole me nüüd üürime? Sinna pulmarongi või? Nii, küttud täis. Või? Поехали või? Sassi ja need samad kutid, kes siin poes olid, see keeras ette või? No mis siin on? Päris pikk pulmarong oli. Mingi tuletõrje abiellus. Tuletõrje auto oli kõige ees. Ja. Siin eriti lõdvalt ennast ei tunne, sest ega ei tea, mis poole see tee keerub. Auto ka veel tuleb vastu. Nagu tavaliselt ikka peab ju kurvi peal vastu tulema. Kui praegu kallutasin ja tundsin taga ots läht trrrt.
sõitsime Võrust läbi. Tegime mingi ringi ja nüüd oleme Otepääl omadega tagasi. Oi, kurat, jalad hakkavad kangeks jääma. 378 kilti on sõidetud, noh, siit koju ka veel. Normaalne. Kurat, tsikli kell läks lambist valeks millegi pärast. Ma ei tea, mis häda sellel on siis. Läheme siin Aleksesse jälle tankima. Oleme aga vaagid täis. Siin midagi. Tehke nüüd vähe rõõmsam nägu ja hurraa! Me oleme saavutanud oma esimese pikema väljasõidu. Mida? Okei, aga hakkame liikuma siin. Võtsime järjekordselt paagid täis, nüüd hakkame küll kodu poole liikuma, kell on juba 3:37. Aga päike on veel kõrgel, kuigi nüüd on juba natuke normaalsem see sõita. Head aega Otepää, järgmise korrani. Arvan, et siin saab suve jooksul veel tulla. Noh, nüüd me paneme mingit teist teed pidi vist. Muidu me oleme tavaliselt sinna läinud, aga nüüd paneme mingit teist teed pidi kodu poole. Lahedad tühmud on küll. Vot siit tuleb juust meie lauale Estover. Noh, teeme väikse puhkeveatuse või seljasirutuse. Milline imepärane vaikus ja rahu. Milline imepärane vaikus. Lind teeb vidit. Tuult ei ole. Oi, mis tal on? Mis on sul häda? Ma ei tea, vabandust, ma üritan täna ära tappa. Miks? Sõidan otsa, käib mingeid asju.
Mida? Ei no ma ei näinud seda, kui see ära pööras, ma jäin neid autosid vaatama ja siis ma sain aru, et on vaja juba ära pöörata. Siis jäi ette seisma, ma oleksin napilt tagant sisse pannud, õnneks sa ei kasuta tagasi. Võrtsjärv. Kurat, siin tulevad räiged suured kohad. Kutt paneb aga pilte üles ja tõmbab kajaloodiga, vaatab, kas siuksed ujuvad all. Ja siis või selle fish finderiga näeb, kus kalad on. Ja siis kõredi tõmbab välja elukaid. Tahan ka. Jah. Et kardad, kui kalapaati tuleb. Võrtsu ääres tegime väikse sirutamise. Kuradi mõnus vaikne ilm on siuke tuulevaikne. Emajõgi. Kurat, paate on nii palju peal, seisavad tühjad treilerid siin. Eelmine aasta me käisime seal vaatetornis ka. Kell on juba 7:03. Me oleme alles siin. Mida te võrdlete? Kellel karvasem on? Kelle? Nüüd oleme jõudnud Türile ja siis võrdleme oma karvaseid käsi. Marjadel on kõik karvas. Vot nii. Sonks on äge. Donald Trump. Nüüd hakkame Türi poolt veel otse koju, ei lähe, mingi ringiga läheme. Kann on natsell, aga ei ole häda. Kellaaeg hakkab 9 saama, oleme Türil. Päike paistab täpselt terve tee kuradi vastu. Ega eriti näha pole, no õnneks visiir on siuke tume. Aga jah. Kilomeetrid on juba 518 sõidetud. Türi on 100 kilti Tallinnast, nii et Sala tuleb veel otse rõõmsalt. Aga me ei lähe otse ka kuskilt mingi nõksuga. Huvitav laupäevne päev ja kuradi ühte inimest autoga nägin. Jumala vaikus, no nüüd sõidab üks auto vastu. Kujuta ette, kus need kõik on, aga täna me oleme päris mitmes kohas näinud nagu, et peetakse juba jaanituld. Mingi hullud rahvakogunemised olid ja kuskil külades tehakse vist see ühisjaanituli ja pärast siis tehakse igaüks teeb ise. Aga siin on küll praegu mitte kuradi ühtegi ingelist, ma ei kujuta ette. Ainult krokodillkeena on seal katusel. Ja, käru. Üks poiss ka sõidab rattaga ja tädi käis õllet toomas. Nüüd oleme hobadega Keava mägedes juba. See on üks päris äge koht. Ja. See on meie pundi Deadpool. Mitte ogad, vaid mõõgad, kurat. Ogad. Need on ninsa mõõgad, kurat. Ogad on selged. Ega see kuradi Bruce Lee ei olnud. Tšäkkudega. Oi, sa oled ikka naljahammas meil. Kes ikka nalja teeb, kui see ei tee? Mis sul on?
ma ei tea, mis ta on. Kas sul on see mingi hoiab ise seda kiirust peal või? Ei, Gaasi? ei hoia. Aga sa saad panna, et hoiab või? Ei saa. Luiskad ka või? Mida? Luiskad või? Mul luisku ei ole. Mul luisku ei ole püsikat. See kuradi kummikantoss on see, mille peal ma hoian kätt seda kohta. Siis ma pean ümber hoidma, vaid hoian. Käed lahti sõidad, siis sul gaas jääb maha kohe ju. Ei läinud, kus sa sõitsid? Läheb. Aga mul oli lihtsalt räme hoog sees, et ta lihtsalt läks rais. Mul on niimoodi, et nii kui ma lahti lasen, siis kohe mingi seisab. Mägipidur on kohe. Kõrgem käik, siis ei vea küll nii palju. See on selle rehvi viimane sõit küll vist või? Ja asjad. Tada, tinki-vinki, tada. Me nüüd läheme laiali, tänane päeva lõpetatud. Mis mõttes? Ei tea. Lihtsalt vaata, kuradi ahvil oli siuke hea reaktsioon, tõmbas kohe kuradi väikse põike, kõrvale, bremsad peal. Päris lähedalt läksid, jah, raisk. Jah. Mine laula ennast koju. Tavait, kuni järgmise korrani. Oli äge. Jah. Kuradi Janek läheb ära, kurat Eestis, siis pole kedagi, kes raudkapten on. Davai, tšauki. Mis mõttes? No nii, hakkan nüüd koju jõudma. Kell on 10:30, läbi on sõidetud 650 kilti. Tagumik natuke on siuke vässa, aga noh, mis sa teed. Originaal iste on, et selles mõttes ei ole pehmemaks tehtud, et isegi väga hull ei ole. Väga väsin nagu ei ole, aga sõit oli äge, sai käidud kõik läbi, mingid Võrud ja Otepääd ja mis seal veel on, kõik ühesõnaga see Lõuna-Eesti ots seal. Ja aitäh, Marianne ja Janek, väga äge päev oli teiega koos. Lahe, kui on siuke mõnus seltskond, kellega saab nalja ja niisama äge on. Vot nii, aga see on siis nagu üle pika aja jälle üks siuke normaalne päev, kus sai sõita. Terve päev läbi paistis päike, oli soe, isegi palav, aga muidu kogu aeg lahmab vihma, pole midagi teha. Aga okei, siis teeme siis mingi video ka ja järgmiste sõitudeni, kui ilm on. Kui ilma ei ole, siis vihmaga ei viitsi ujuma minna, aga ehk ikka tuleb veel sõiduilma ka. Vot. Aga okei. Tšau, paka.